Tere, mina olen Aleksander Veetluseltsist ja viin läbi ristküsitlust kandidaadiga Urbo Vaarman erakonnast Plan B. Ristküsitlus jõuab eetrisse koostöös Vida tiimiga. See on osa Veetluseltsi tarkvalja kampaaniast, mida kaasrahastab Euroopa Liit. Rohkem infot kampaania kohta leiad veebilehelt tarkvalja.eu. Tere, härra Urbo, kas alustame? Tere, miks mitte? Mina olen noor valija. Need on minu esimesed valimised. Paljud meie kuulajatest on samuti noored. Kuidas te selgitakse? Millised on need uued ideed, millest te räägite ja mis on erinevus võrdles plaan A-ga? Erinevus on see, et plaan A ei tööta, aga plaan B peab töötama, sest kui plaan B ei tööta, siis Narvas on asjad suht halvasti. Ja miks noored peavad valima? Kui noored valima ei lähe, siis kelle peale me oma tulevikku üles ehitame? Et meie tulevik on ju selgelt seotud noortega ja Narvas on täna suur probleem, et noori on vähe. Kui te lähete valima, kui teie ise otsustate, siis ka on tulemas reaalsed tulemused. Aga kui te valima ei lähe, siis sorry, nii me edasi lähemegi. Kas te saaksite tuua mõne näite näiteks, mida oleks vaja teha Narvas? Noorte seisukohast või üleüldse? Mis mõttes? Kas noorte jaoks teha või üleüldse Narvas vaja teha? Üldse Narvas. Narvas on nii palju probleeme, et neid ei jõua kõiki ettegi lugeda. Aga alustuseks võime öelda küttehinnad, mis on tohutult kõrged. Linna areng seisab, kuigi Narva võiks olla väga ilus turismilinn. See, mis toimub piiri peal, see on üle mõistuse. Inimesed seisavad seal tundide viisi, magavad seal, on ilma söögita ja nii edasi. Et neid probleeme on Narvas kahjuks liiga palju, mis on lahendamata ja see on tulemus tegelikult kõik sellega, mis on eelnevalt toimunud inimestega, kes on 30-20 aastat võimu juures olnud ja on lihtsalt siia ära kinnistunud ja nad ei mõtle enam, kuidas teha asja paremaks, vaid lihtsalt lasevad tiksuda. Aga kuidas te poliitikuna iseseisvalt võiksite selle mõjutada? Siin tuleb lihtsalt hakata tegema, ega siin muud ei olegi. Kui võtta küttehinnad, siis minu esimene üleskutse on see, et soojusvõrk tuleb tagasi saada linnale. Kogu see linnavõrgustik, et ainult keskküte on lubatud, tuleb ära muuta. Kui me räägime piirijärjekordadest, siis ma arvan, iga noor on muga nõus, et see võiks olla elektrooniline. Ja kui ta on elektrooniline, sa võtad aja, endale lähed rahulikult, saad tegeleda linna peal asjadega. Narva tuleb muuta turismi pealinnaks või turismi suureks linnaks seoses, ütleme, vene keelt kõnelevad inimesed, eesti keelt kõnelevad inimesed ja Euroopa kultuur. Kui kõik need kolm omavahel kokku liita, siis iga noor tuleb siia hea meelega festivalidele ja tuleb nautima. Narva-Jõesuu on kõrval hea näide, kus kõik need asjad toimivad ilusti. Aga kuidas on võimalik Narvas luua sellist infrastruktuuri? Kas, mis tooks siia turiste? Kas eestikeelse ühiskonna osa vastumeelsus ei sega? Ei, ma arvan kindlasti mitte. Miks te arvate, et Eesti inimesed on vastu? Eesti inimesed ju tegelikult naudivad vene kultuuri ja slaavi kultuuri. See on ju tegelikult vinge, sulle tuldakse plenami, smetana, pelmeni, kõik see kokku panna. See on ju vinge ja iga eestlane tuleb ja naudib seda ja tegelikult me ei peagi üles ehitama ennast Eesti turisti peale. Me peaksime ennast üles ehitama kogu maailma turismi peale. Sest kujuta ette, ütle mulle veel üks selline koht, kus oleks nii ja vaade teisele poole piiri ja sa saad pildistada. Siukest teist kohta Euroopas ei ole olemas, see on ainulaadne koht on Narva. Ja Narvas on kogu infrastruktuur olemas, meil on meeletult ilus kindlus, aga see on täna alamajandatud, tal ei ole antud funktsioone, meil on olemas jõgi, meil on olemas meri mitte kaugel Narva-Jõesuga koos, meil on olemas hotellide süsteem, tegelikult kõik on olemas, lihtsalt on vaja öelda ilusasti tere tulemast, Dobro Pazalovat või welcome ja kui need asjad kokku ilusasti öelda, siis inimene tuleb nautima seda. Võta kas või Nublu laulu, kui populaarseks ta sai. Et siin on ainult vaja tegutseda ja olla avatud, muud ei olegi vaja. Minu point oli selles, et filosoofias on selline mõiste nagu resentiment ja mõned eestlased näiteks avastad kommid TikTokis kommentaarid ja mõned ütlevad, et siiblad, mingi koju, mingi Venemaale ja nii edasi. Nii, aga kas siukesi vene inimesi ei ole või? Estonцы võssuhnu, idite damoi, uidite. See on täpselt samamoodi, kui inimesel ei ole mõtlemisviisi ja kui ta ei suuda ennast väljendada, miks me pöörame tähelepanu mingisugustele üksikutele juhtumitele? Kas need on üksikud? Kindlasti on need üksikud. Kui palju on sul, sa õpid Tartus? Palju sul Eesti sõpru on?
paar või 3, ma ei ole viga. Okei, ma küsin teistpidi siis, mitu eestlast on sulle ülikoolis öelnud, Tibla, mine õpi Narvas? Keegi ei öelnud. No vot, aga miks te võtate need üksikud juhud välja? No need on ülikooli õpilased. Ma olen ka inimene. See on üksikud juhud. See keegi kuskil kommenteerimis kirjutab, ära muretse, loe seda TikToki, mis mulle kirjutavad vene inimesed ja siis räägime sellest uuesti. Ja kuidas ütleb vene inimene, ta ütleb palju hullemini, kui ütleb eesti inimene. Okei, räägime natuke teie erakonna põhiväärtuse kohta. Need on pere, sotsiaaltoetus, ettevõtlus ja demokraatia. Kas ma õigesti saan aru? Ja. Need on üsna üldised väärtused, mida esitavad ka teised erakonnad. Kus on teie erinevus? Esiteks, me ei ole erakond. Me oleme rahva liikumine ja meil on igal ühel sõnaõigus. Meie eesmärk on see, et erakonnad ja poliitilised erakonnad muutuksid ära. Miks on vaja täna erakonda? Sellepärast, et sa ei saa osaleda Riigikogu valimistel. Kui sa oled tähele pannud, siis plaan B ei ole teinud ennast meelega kohalikeks valimisteks erakonnaks, sest Narvas on ühed probleemid, Tartus on teised, aga kuskil Rakveres on üldse kolmandad probleemid. Ja meil ei ole nagu poliitilist juhtumist. Me ei taha niimoodi, et kui sa näiteks liitud meiega, et me ütleme, nüüd sa hakkad ainult seda juttu rääkima. Ei ole niimoodi. Me saame Narvas kokku. Meil on Narvas kõige suurem meeskond. Meil on tänaseks 56 kandidaati ja me kuulame igaühe arvamust. Kõigi arvamust ei saa alati arvestada, aga me hääletame need läbi. Ja see meeskond, kes siin läheb tööd tegema, siis siin tuleb lahendada teatud probleeme. Näiteks need probleemid, mis on Narvas, nendega ei ole Tartus mitte midagi teha. Et me saame rääkidagi tervikasjast, et me toetame pereväärtusi, me toetame noori, me toetame haridust, aga me ei taha panna kellegile suhu seda, et sa pead rääkima nii või naapidi. Et me oleme siiski veel korra rahva liikumine. Kas te olete Narvas? Mina elan Narvas. Aga te ei ole pärit Narvast? Ma ei ole pärit Narvast, ma olen pärit tegelikult üldse Lääne-Virumaalt, ma olen elanud pikalt Ida-Virumaal, ma olen Sillamäel elanud, mu naine on Sillamäelt pärit, punase passiga muideks, nii et minu jaoks ei ole probleem. Mu lapsed on õppinud eri riikides ja ma olen Narva elanik tegelikult nüüd ainult alles nüüd, aga ma olen pikalt elanud Narva-Jõesuus üle 10 aasta ja ma olen teinud siin regioonis hästi palju üritusi, nii et ma tegelikult tunnen kogu seda turismiturgu ja minu põhitegevus on turism ja ettevõtlus. Mõned küsivad, kas on võimalik lahendada linna probleemid, kui te olete pärit muu linnast? Otse loomulikult, tegelikult on 2 asja, mida on Narvas vaja teada. Esiteks on vaja aru saada mentaliteedist. Kui te vaatate teisi linnapea kandidaate või teisi, kes kandideerivad, võtame seal Stalnuhhini, võtame Jaan Tootsi või võtame Katri Raigi, siis nad kõik on ühe rahvuse esindajad. Aga minu pere on erineva rahvuse esindaja. Ja mida suurem on su vaade, seda rohkem on võimalik, et Narvas midagi muuta. Selles mõttes, et kui me võtaksime selle Narva inimese, kes ei näe nagu väljapoole, siis tekib kinnine ökosüsteem, aga tegelikult on vaja väljapoole vaadata. Ja kuna ma olen ka pikalt Ida-Virumaal elanud, mis sa arvad, et ma tulin siia kandideerima, mõtlesin, nüüd ma olen kõva mees, tulen kandideerima. Ma tulin siia, me rääkisime meeskonnaga väga selgelt läbi, me rääkisime läbi minu nägemuse Narvast, meeskonna nägemuse, kui need kattuvad, siis on tegelikult põhjust. Kui need ei kattuks, siis ei oleks ka mõtet tulla siia kandideerima. Mõned ajakirjanikud ütlevad, et olete nagu Katri Raik minevikus. Tema oli samuti protestkandidaat ja soovis muutust. Kas te ei karda, et muutute temaga sarnaseks? Ma ütlen sulle ühte head asja, jäta see endale terveks eluks meelde. Loe vähem ajakirjandust ja vaata rohkem ise oma silmadega ringi. Kui mind võrreldakse Katri Raigiga, see on ajakirjaniku õigus. Aga kindlasti me ei ole ühesugused, kindlasti meil on väga erinevad vaated. Ja mul on ajakirjanike koha pealt, vaata, kui ma tulin, siis ma küsisin esimese küsimusena, kes teid rahastab, eks ole. Et selles mõttes on tegelikult väga selgelt vaja aru saada, mida ajakirjanik taotleb selle artikliga. Et teie olete täna noored, teil ei ole nagu suuniseid ette antud, aga enamus ajakirjandusel on suunised ette antud ju. See küsimus pole teie maailmavaate kohta, see pigem teie positsioneerimise kohta. Katri oli minevikus protestkandidaat, te olete praegu protestkandidaat. Miks ma protestkandidaat olen? Kas te olete valmis Narvas veel 30 aastat niimoodi elama, et teil läheb stagnatsioon, teil on langenud inimeste elanike arv on langenud alla 50 000, teie sündivus on 350 kuskil ja noored sõidavad ära. Mis protest see on? See ei ole protest, tegelikult ongi asjad Narvas halvasti. Miks see protesti hääled on? Te ütlesite, et on vaja tühjendada kogu Narva linna valitsus ja nii edasi.
Kas see oli protest teist? Ühendada, kus kohas ma sihukest öelda olen? Ära proovi, sul ei tule see välja. Ma ei ole sihukest asja öelnud. Ma olen öelnud, et kõik vanad poliitikud peavad minema ära, kaasa arvatud linnavalitsus. Kus on erinevus? Üks asi on struktuur, mis töötab ja kus on inimesed. Teine asi on juhtkond. Ja kui me räägime juhtkonna ja struktuuri vahest, siis tegelikult ega töölised või ütleme see kogu see struktuur töötab selle järgi, kuidas juhtkond annab korraldused. Ega kui ülikoolis sina õpid halvasti, mitte sina ei ole halb õpilane, vaid sinu õppejõud on halb. Ja täpselt sama on ka linnas, kui volikogu ja linnapea ei saa oma ülesannetega hakkama, mis täna on selgelt näha, siis ega ametnikud sellest süüdi ei ole. Et ma julgen väga väita, et kui te tahate mind protestiks nimetada, siis te olete võtnud lihtsalt ühe ajakirjaniku sõnad ja üritate seda mulle täna niimoodi juurde kleepida ja kui sellest on teil hea, andke minna, mul ei ole vahet. Ma tean, mida ma räägin ja ma tean, et Narva vajab muutusi. Okei, ja lõpetuseks päris terav küsimus. Teadmikust me näeme, et teie perel on erivõrgustik, mis on seotud lõbustus- ja vaba aega tegevustega. Samuti on tehtud mõned tehingud riigiasutusega, mis on saadud erinevate valdade ja linnavalitsuste kaudu. Miks mõned? Neid on palju. Neid on palju. Kuidas te arvate, kas teie võimalik koht linnavalitsuses või linnapea roolis võiks mõjutada teie pereäri? Ma arvan, et kindlasti mitte. Minu pereäri on tegelikult noored. Meil on Eesti suurim talveküla, me tegeleme jõulumaaga ja glampingutega. Meil on oma turismikeskus ja teeme ka siin Ida-Virumaal üritusi, teeme Tartus ja nii edasi. Ja ei, sul on õigus, ta kindlasti mõjutab. Sa kujutad ette, mis kogemuse linn endale saab turismi tegemise näol. Et kindlasti linn kasutab mind ära heas mõttes. Ma tulen ju siia, et linna turism üles ehitada. Nii et ma arvan, et kasutame ära selle kogemuse. Aga kui sa küsigid äriliselt, mul ei ole siin ärilist huvi. Ja kui sa Narva seisukohast vaatad, siis on ka väga raske siin ärilist huvi leida. Ei, ma arvan, see ei olnud üldse terav küsimus, leia midagi põnevamat. Siis pooli huvide konflikt? Kindlasti mitte. Mulle on muideks, ma arvan, et ka isegi Narva linn on meie käest tellinud. Meie käest on kõik, kujuta ette, oled sa Rovaniemis käinud jõuluvana juures? Ei. Kas sa jõuluvanasse usud? Ei. Kas sa kunagi uskusid jõuluvanasse? No muidugi, jah. Siis sa oleksid minu juurde sattunud. Meil on Eesti suurim jõulumaa. Ja kas ma pean tõesti Narva lastele ütlema, et Narva lapsed ei tohi jõulumaal käia või? Et mis äriline huvi saab tekkida jõuluvana? Jõuluvana tuleb siia, jagab kingitusi. No, sa ise ka saad aru, et tegelikult kui sa hakkad nüüd süvenema, et see küsimus on naljakas, eks ole. Või see, et me teeme ööbasaare, korraldame Narva Jõesus, kus ka Narva linn on väljas käinud. No sorry, kui see on nagu paha, siis ma võin sulle lubada, et neid siin ei toimu. Siis sellega me lõpetame. Suur tänud ja soovime edu teile valimistel. Suur aitäh ja sul on väga eesti keel, nii et 5+ sulle. Tänan. Kõik head.